Delta üksus naasis uudiste keskmesse pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide sõjaväeõppused raputasid California linnaosasid helikopterite, kontrollitud plahvatuste ja linnakeskkonnas toimunud imiteeritud tulistamistega. 9. juunil 2026 sai see väljaõppe poliitilise tähenduse, kuna see toimus samal ajal, kui Washington suurendas survet Kuuba režiimi vastu. Marco Rubio seab kahtluse alla kõik kokkulepped Havannaga. Trump hoiab laual karmima tegevuse ähvardust ja Kuuba püüab vastata vastupanu kuvandiga. Relvastatud tsiviilisikud ja Raul Castro ilmub taas ametlikul üritusel, ümbritsetuna sõjaväelastest. See, mis näis olevat lihtsalt järjekordne väeõppus, muutus kogu piirkonnale märguandeks. Kommunistlik saar kogeb elektrikatkestusi, kütusepuudust, nappust ja sisepingeid. Samal ajal näitavad Ameerika Ühendriigid, et nende eriüksused jätkavad väljaõpet linnakeskkonnas tegutsemiseks, kiireks sisenemiseks, päästmiseks ja kõrge riskiga kriiside lahendamiseks. Havanna püüab näidata jõudu, kuid sõnum, mis kohale jõuab, on teine. Kui suurriik treenib eliitvägesid sellisel tasemel ja samal ajal survestab Kuuba režiimi diplomaatiliselt, majanduslikult ja julgeoleku vallas, ei suuda keegi Kuubal seda lihtsalt juhuseks pidada. Mida Delta üksus tegi? Miks muutus see treening Havanna jaoks hoiatuseks? Kuidas Trump ja Rubio muutsid Kuuba poliitiliseks ja sõjaliseks sihtmärgiks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja katkestusteta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Treening toimus Lõuna-Californias, dokumenteerituna sellistes linnades nagu Long Beach, Pasadena ja City of Industry. Elanikud teatasid öösel ehmatusest, kohalikud võimud andsid teada sõjaväe tegevusest ning Ameerika meedia kinnitas koptereid, kontrollitud plahvatusi ja laskmise simuleerimist. Avalik teave ei täpsustanud operatsiooni kõiki eesmärke. Ja see on tavaline, kui räägitakse eriüksustest. Teada on see, et harjutust viisid läbi Ameerika Ühendriikide sõjaväelased linnakeskkonnas, kasutades tühje hooneid ja rajatisi, mis simuleerivad reaalseid kriisiolukordi. Seda tüüpi ettevalmistust ei tehta paraadiks. Seda tehakse keerulisteks olukordadeks, kus on vähe aega, kõrge risk ja vaja teha kiireid otsuseid. Just siin saab juhtum Kuuba kriisi kontekstis jõudu juurde. Treening ei toimunud isoleeritult. See toimus pärast nädalaid kestnud Washingtoni otsest survet Havannale. Trump ja Marco Rubio tõstsid tooni Kuuba režiimi vastu ja Rubio ütles, et võimalus läbiräägitud lahenduseks ei ole suur. Tegelikult tähendab see, et Valge Maja vaatab Kuubat ega näe seal ainult vana diktatuuri, mis üritab ellu jääda. Nad näevad seal julgeolekuohtu, siserepressiooniga seotud struktuuri, välismõju ja ebastabiilsust Kariibi mere piirkonnas. Saar asub Ameerika Ühendriikide territooriumile liiga lähedal, et seda võiks käsitleda kui kauget probleemi. Kuuba püüab vastata vastupanutüki etendamisega. Režiim levitas mobiliseerivaid sõnumeid, rääkis rahva valmisolekust ja lasi levida ideel relvastatud tsiviilisikutest, kes kaitsevad revolutsiooni. Aga see jutt põrkub tänavate tegelikkusega. Režiim, mis peab tsiviilisiku kätte püssi andma, et teeselda kontrolli, tunnistab, isegi kui seda välja ei ütle, et ta kardab. Tõeline jõud ei pea kogu aeg karjuma. Kes liiga palju karjub, üritab tavaliselt nõrkust varjata. Raul Castro ilmus samuti Havannas uuesti välja, siseministeeriumiga seotud üritusel, pärast seda, kui teda Ameerika Ühendriikides süüdistati 1996 aastal allatulistatud tsiviillennukite juhtumis. Tema pilt juba eakana ümbritsetuna sõjaväevõimudest kasutati režiimi poolt järjepidevuse ja väljakutse näitamiseks. Aga poliitiline mõju võib olla ka vastupidine. Sisemiselt püütakse hoida baasi lojaalsena, väliselt püütakse näidata, et pole veel järele antud. Miguel Diaz-Canel ja Bruno Rodriguez reageerisid, rünnates Washingtoni. Kuuba valitsus süüdistab Ameerika Ühendriike agressioonis, sanktsioonide karmistamises ja sõjalise surve õigustamises. See reaktsioon oli juba ootuspärane. Iga survestatud režiim nimetab välissurvet rünnakuks. Miks on saar jõudnud sellise sõltuvuse, vaesuse ja hirmu tasemeni? Kuuba süüdistab kõiges blokaadi, kuid ei selgita, miks poliitiline eliit on juba aastakümneid riigi struktuuri kontrollinud. Donald Trump astub sellesse võrrandisse oma stiiliga. Kõigepealt surub ta peale, siis lased teisel poolel valida, kas nad tahavad läbi rääkida või hinda maksta. Nii on see olnud mitmetes välisvaidlustes. Kuuba puhul toimib sõjaline ähvardus poliitilise vahendina, aga ka hoiatusena.
See ei tähenda, et operatsioon oleks homme avalikult välja kuulutatud. See tähendab, et Valge Maja tahab, et Havana usuks, et see võimalus on olemas. Ja geopoliitikas muudab hästi paigutatud ähvardus mõnikord vastase käitumist juba enne esimest tegelikku sammu. Kinnitatud fakt on see, et Californias toimus linnaline sõjaline väljaõpe, kus oli õhuvahendite tugev kohalolek ja hoonetes tegutsemise simulatsioon. Kinnitatud fakt on see, et Trump ja Rubio suurendasid survet Kuuba vastu. Kinnitatud fakt on see, et Raul Castro ilmus pärast Ameerika süüdistust ametlikul üritusel taas avalikkuse ette. Kinnitatud fakt on see, et Kuuba elab läbi tõsist energia, kütuse ja sotsiaalse kurnatuse kriisi. Strateegiline tõlgendus on see, et kõik see kokku loob Havannale hoiatava olukorra. Kuuba režiim teab, et Washington testib piire, sõnakasutust ja reageerimisaega. Delta Airi üksus kannab sümboolset tähendust, sest seda seostatakse väga kõrge riskiga missioonide, päästeoperatsioonide, terrorismivastaste ja tundlike operatsioonidega. Isegi nende üksuste ümber olev saladus suurendab sõnumi mõju. Kui linnaharjutuste videod hakkavad levima ja piirkond on juba pinges, tekib loomulik küsimus. Miks treenida just nüüd, sellisel viisil, linnakeskkonnas, samal ajal kui Kuuba on maksimaalse surve all? Washington ei pea kõigele vastama. Vaikus räägib samuti. Kuuba režiimi jaoks on ebakindlus osa hirmust. Maduro juhtum on taas poliitilises vestluses esile kerkinud, sest Trumpi toetajad kasutavad Venezuelat näitena sellest, kuidas erioperatsioonid võivad muutuda muutuste tööriistaks Ladina-Ameerika mänguväljal. See tuletab Havanna liitlasrežiimidele meelde, et ideoloogiline kaitse ei taga turvalisust. Venezuela, Kuuba ja Nicaragua jälgivad sama arengut. Ameerika Ühendriigid räägivad taas jõust sanktsioonidest, luurest ja otsesest survest. Kuuba G2 kuulub samuti sellesse käsitlusse, sest Havanna julgeolekut on alati esitletud režiimi kõvakäena. Aastakümneid eksportis Kuuba järelevalve, infiltreerimis- ja repressioonimeetodeid oma liitlastele Ladina-Ameerikas. Nüüd, kui surve on tagasi saarel endal, püüab režiim näidata sisemist mobilisatsiooni ja rahva julgust. Aga propagandavägi ei asenda tegelikku võimekust. Väsinud energiata ja toiduta elanikkonnast ei saa müüri ainult sellepärast, et valitsus jagab sõjalist retoorikat. Kohtumine Kuuba sõjaväelaste ja Ameerika Ühendriikide lõunaväe juhatuse vahel mai lõpus näitab samuti, et julgeolekukanalid on endiselt aktiivsed ka pingelises õhkkonnas. See ei vähenda riski. Vastupidi, see kinnitab, et mõlemad pooled teavad, et iga viga võib kiiresti eskaleeruda. Kui poliitilise surve tingimustes toimub otsene sõjaline suhtlus, tähendab see, et kõik saavad aru, et kriis on ületanud sümboolse tasandi. Havanna tahab vältida üllatusi. Washington tahab selgelt näidata, et ta jälgib olukorda. Trump ja Rubio teavad, et majanduskriisis ja ühiskondliku usalduseta diktatuur on haavatavam kui ainult diplomaatiliselt isoleeritud diktatuur. Peruu olukord on osa samast piirkondlikust mängulauast. Keiko Fujimori edenes välismaal antud häältega tihedas võitluses Roberto Sancheziga ja Tarrug reageeris paremini, kui paremtiib taastas oma positsiooni. See fakt on oluline, sest see näitab Ladina-Ameerikat, mis on jagatud kahe tee vahel. Ühel pool vasakpoolsed projektid, mis lubavad kõike ümber kujundada, põhiseadus välja vahetada, kontrolli suurendada ja korrata valemeid, mis on juba teisi riike pankrotti viinud. Teisel pool konservatiivne reaktsioon, mis püüab taastada korda, turgu ja julgeolekut. Kuuba jälgib seda murelikult, sest iga vasakpoolsete kaotus piirkonnas isoleerib Havannat veelgi rohkem. Mina olen Milson Alvese rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.